Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad! 6. käigu podcast on Rally Estonia rallipargis. VIP-tribüün on meie paremat kätt ja vasakut kätt jäävad Star FM ja TV3 rallistuudio, nii et oleme nii sündmuste keerises, kui vähegi olla saab. Roland, kuidas sulle vaade meeldib? Kuule, vaade on väga uhke ja ma just enne seal kõrval stuudios ütlesin, et kui eelmine nädal veel nagu kuidagi ei olnud sellist tunnet, et peaks rallile tulema, siis esmaspäeval oli küll juba tunne, et peaks kombed ära pakkima ja kohale sõitma, aga ei, tore on siin olla ja ma arvan, et esimest korda siit näha seda rallit teist poolt väga lahe. Nagu arugi saite, siis Roland Poom, meie stuudioekspert on jätkuvalt meid abistamas. Roland, räägi, miks kombet ei ole siis seljas? Miks see on lühikesed püksid ja plätud? Kombe läks pessu. Kombe läks pessu, sellepärast ei saa startida? Ja. Ei, tegelikult lihtsalt see aasta on vähe teised plaanid, et me lootsime, et saame siin startida, aga kuna prioriteet on pigem Euroopa meistrivõistlused, siis proovime seal sõita nii palju kui võimalik. Millal viimati ise startisid Rally Estonial? See oli eelmine aasta? Eelmine aasta ja üle-eelmine aasta ja ma arvan ka enne seda startisin, et ma isegi ei tea, kui palju ma kokku olen startinud, aga ma ei tea, 3-4 korda kindlasti. Et seda tunnet, et vaatad pealtvaatajana rallit, polegi ammu saanud tunda või? Ei ole ausalt öeldes, aga kuidagi äge on näha ka teiselt poolt tegelikult seda kodust MM-rallit. Aga hakkame vaikselt need ralli jutte siin veeretama. Eile oli siis meediapäev traditsiooniline, sõltuvalt koroonapiirangutest ei toimu see meediapäev mitte sellises lahedas keskkonnas nagu meil siin praegu, vaid virtuaalselt Zoomi vahendusel. Vaatame ära, mida Ott Tänak rääkis eilsel pressikonverentsil ja küsitlejaks seal näete Peep Pahvi. Ma alustaks kohe sellest, selle Rally Estonial siin on uued huvitavad kiiruskatsed. Mis mulje need sulle jätsid, kui palju need võivad selle ralli sükest iseloomu muuta? Ma pean silmas just neid Peipsi ääre ja teisel päeval see Neeruti ja need on päris süksed huvitavad ja keerulised katsed. Jah, kindlasti uus asi on alati huvitav vähemalt alguses, et eks näis need põhjapoolsed, Peipsi poolsed katsed tunduvad vähe siledama tee peal võrreldes nende ülejäänudega, mis seal Otepää ümbruses on, et vähem üles alla, aga samas ikkagi suht ürgses metsas, et kindlasti omamoodi huvitavad. No siin ma olen mõne inimesega rääkinud, kes ütlevad, et hästi tehnilised on ja süükse suurte rütmi muutustega, et selles suhtes need võivad olla ikka ka süüksed selle ralli võtmekiiruskatsed. Rütmi muutust ma ei ütleks ja ega nad nii väga tehnilist ka ei ole, ikka pigem ikkagi suht kiired teed, aga eks nii-öelda uue tee peal on kindlasti võib-olla suuremad vahed lihtsamad tulema kui juba sõidetud teede peal, et ma arvan, et see on võib-olla jah, see suurem nii-öelda küsimärk, aga lõpuks on ikkagi kiired teed, et ma arvan, suurt vahet on ikka raske teha. Nii et sinu jaoks, ütleme, nende uute katsete kiiruslegendi koostamine ülemäära keeruline nüüd ei olnud, võib niimoodi ütelda siis või? No, ma ei tea, mis asi on ülemäära keeruline, et eks iga uus legend on alati uus, et vahet ei ole, kas ta on Eestis või kuskil mujal, et uus on ikka uus. Kuidas sa suhtud sellesse, et siin mõnedel katsetel on hästi palju neid igast kive ja neid üks on need postid, aga näiteks samal punktikatselgi on hästi palju suuri kive tee äärde pandud just, et neid kurve kitsamaks teha ja nii edasi, et kuidas sellesse suhtuda? No ütleme, et nendest muudest asjadest on kindlasti nagu lihtne aru saada, et esiteks katsed muutuks väga sirgeks, ma arvan, kui neid poste seal Otepää ümbruses ei oleks tee ääres ja samas ütleme, et teed kindlasti säilivad paremini, et üleüldiselt on korraldajale parem ja lõpuks ma arvan, sõitjatel ka vähe lihtsam, kui need teed kuidagi säilivad stabiilsena, et sellest punktikatset me ei oska kommenteerida, et see on küll kellegi väga huvitav sünnitus, et milleks sükust asja vaja, aga siis on nii. No tegelikult see on suhteliselt ohtlik, mul õnnestus endal ka selle punktikatse peal käia, et see tundus, need on suhteliselt ikka ohtlikud, et seal väga väike vääratus ja võib autoga pihta minna ja on kogu muusika, eks ole. Et need postid on selles suhtes ikka turvalisemad natuke.
ei no see selleks pihta või mitte, et see loomulikult kuskile kõva asja pihta sõita, see on kindlasti probleem lihtne tekkima, et eks seda on ju igal rallil, et see selleks, aga pigem kas selline aeglane nikerdamine katse mingi efekt on nii televiisoris kui publikule, seda ma ei oska öelda, et eks ta on ikkagi nii-öelda ralli mõistes pigem käsitsi ehitatud vigursõitjad, et kellele teda lahe on, jah, see on küsimus, aga lõpuks on midagi teistmoodi, et ju siis on nii mõeldud. Et eks ta lõpuks on meile nagu iga teinegi ralli kindlasti punkte on vaja koguda ja nii-öelda maksimum võimalik, et viimased 3 rallit on olnud meil hea võimalus ja isegi kui meil endil ei ole võimalust võib-olla tiitlit saada, siis meeskonnal ju kindlasti on, et seal on samamoodi vahe juba suureks läinud, et lõpuks kindlasti ja iga punkt on oluline ja kindlasti oleks vaja neid saada maksimaalselt palju. Loomulikult anname endast parima ja ei lähe kindlasti ehku peal sõita. Võistlus on võistlus ja hooaeg on tavaliselt selline 12-13 rallit pikk, et eesmärk on jah, igat sõidult tuua maksimumpunkte, et lõpuks ei ole ju vahet, kus see võistlus toimub, et punktid on tähtsad, need, mis vaevavad. No nii, see oli siis Ott Tänak rääkimas üldse Rally Estoniast, mis ees on oodata oma üsna keerulisest seisust MM-sarja üldarvestuses, millel peatume hiljem. No Roland, palju oli juttu siin kiiruskatsetest. Ma küsin sult sellise küsimuse, mille poolest on Rally Estonia maailmas unikaalne? Et millised need teed on, mida mujal maailmas ei näe? Ma arvan, et siin ei pea isegi rääkima absoluutselt teedest. Teed on teisejärguline selles ja esmatähtis on see korraldus. Ja see, kui palju panustatakse sellesse rallisse, kui palju oleks valmis kõike tegema. Toome lihtsa näite meie kõrval asuv Power Stage'i katse, mis on lihtsalt tuimalt ehitatud mitte kusagile selleks, et see ralli saaks siin toimuda. Aga noh, loomulikult katsed, et iga katse peal on jälle nii rängalt vaeva nähtud. Meil on kümneid ja kümneid hüppeid ehitatud, teesi pinnatud. Ma arvan, et maailmas pole ühtegi teist rallit, kus nähakse vaeva nii palju katsetega ja kus ehitatakse teid, kus ehitatakse hüppeid katsetele niimoodi, et kogu see kompott lihtsalt on selline, et see ralli valiti parimaks ralliks eelmine aasta. No kes selle video Ott Tänakuga ära vaatas, see saab aru, et toas on üks elevant ja sa võtsid selle elevanti sabas kohe kinni, et päris hea kriitika, päris terav kriitika tuli ikkagi punktikatse kohta, mida korraldajad on siin kõvasti promonud ja ehitanud tehnilisemaks. Ta ei ole võib-olla selline klassikaline punktikatse, mis me oleme harjunud nägema, mis on nagu sarnasem ülejäänud ralliga, et rohkem sellist trikitamist, mis Otile tundus, et kohe üldse ei meeldinud. No selles mõttes on arusaadav. Rallisõitja tahab metsas panna hooga, hüpata, ma ei tea, ägedatel normaalsetel katsetel sõita, et see on publiku katse, pealtvaataja katse. Aga on rallis, kus selliseid nii-öelda mikihire katseid on, ma ei tea, 5, 6, 7. Et see, et me promootor on korraldajalt nõudnud Power Stage'i katset servicepariga kõrvale, et see kompromiss tuleb lihtsalt leida kuskilt. Ja see, mis kogu see meeskond on teinud selle katsega, on pigem nagu tagasihoidlikult öeldes uskumatu. Lihtsalt ehitada üks kiiruskatse ja mitte 2-kilomeetrine kiiruskatse, lihtsalt kuskile Tartu linna külje alla, põhimõtteliselt mitte kusagile. Et ma arvan, viimane asi, mis seal teha saab, on kriitikat selle kohta avaldada. Nii et jah, ma ei saa sellest kommentaarist väga tõenäoliselt aru ja ma arvan, et see ei ole kriitikat väärt. Aga sõitjana muidu sa mõistad seda muret? Sulle meeldivad sellised trikitamised? Jaa, loomulikult sõitjana ma mõistan seda, sest mulle ei meeldi ja ma tean, et ma kaotan aega sellisel katse peal. Aga täna ma olen natuke teises rollis ka kindlasti ja ma olen kindlasti väga suur selle ralli fänn. Ja ma tean seda, et kui kõik promootori tingimused ei ole täidetud, siis seda rallit lihtsalt ei oleks siin. Nii et ma ei hakka isegi vinguma. Ma võiksin kas või 2-3 korda järjest seda panna ja minu jaoks ei oleks see probleem, sest ma arvan, et selline sündmus Eestis on nagu vähe rohkem väärt kui see, et mul ei meeldi ühte Power Stage'i katset sõita.
no Ott rääkis ka natukene punktiseisust, et tegelikult peale selle, et ta ise peaks siin sõitu tegema, sest üks võitja ainult ju Artiku rallist sel aastal kirjas on, peale selle on ka meeskondlikult Toyota päris pikalt ette rebinud. Vaatame otsa sõitjate punktitabelile, kus siis 6 rallist 4 on võitnud Sebastien Ogier ja juhib siis Elvin Evansi ees päris korralikult. Ogier punkte 133 ja tema meeskonnakaaslasel Waleslasel 99. Kolmandal kohal Neuville, Oti meeskonnakaaslane 77 punkti ja Otil endal 69. No me selle vist leppisime kokku, et juba pärast Keenia rallit, et üsna raske on siit meistritiitlit loota. No tiitlivõimalused on pigem tagasihoidlikud, jah. Aga see ei tähenda seda, et tee oleks nagu kuidagi lihtsam, et tiitli peal ei sõida ja lihtsalt kulged läbi hooaega, on ju. Et seal on kindlasti autoarendustööd veel, mida nad teevad ju. See auto on vaja esiteks saada veel kestma selleks hooajaks, sest viimased rallid on olnud pigem ebaõnnestumised. Ja loomulikult kõige tähtsam töö on, ma arvan, tegelikult uut autot arendada ja uus auto teha nii heaks kui võimalik. Et ajalugu näitab seda, et need autod, mida Ott on arendanud või aidanud seda arendust kaasa, et need on ühed väga kiired autod. Nii et ma arvan, et tulevik on helgem loodetavasti. No tiimikorraldused on selline teema, mille võib ükskõik mis hooaja keskel, millises faasis ette võtta. Nüüd on meil pool hooaega läbi. Tegelikult eeldame, et Jaapani ralli võib ka ära jääda, sest MotoGP Jaapanis ja FIA kestussõidusarja etapid sügiseks on juba ära jäetud ja üsna vähetõenäoline tundub hetkel, et Jaapanis ka koroonanumbrid tõusevad, et novembris saab seal Jaapani rallit sõita, eks. Et eeldame, et meil on tegelikult pool hooaega läbi ja Neuville on Tänakust juba 8 punkti eespool. Kui siin Neuville hakkab näitama kiirust, millele Ott võib-olla vastu ei suuda panna, mis ei ole muidugi loogiline, siis mis sa arvad, kas öeldakse Otile, et kuule, tee tööd? Ma ei oska öelda, ma pigem kahtleks, ma arvan hetkel selles, et esiteks Neuville ei suuda kindlasti Ottiga siin konkureerida puhtalt kiiruse põhjal. Siin saab ainult mängu tulla mõni probleem, tehniline probleem või siis sõiduviga, et Neuville seal eespool oleks. Aga seal ma ei taha uskuda, et täna hakatakse mängima nüüd peale seda rallit meeskonnamänge, et pigem on see asi ikka niimoodi, et see hooaeg on selles mõttes juba nagu luhta läinud sõitjate tiitli arvestuses, et ma arvan, sellest saab igaüks aru seal, aga meeskonna punktid on kõige tähtsamad ja selle nimel võideldakse kindlasti edasi ja seal enam ei ole vahet, kumb end on eespool. Rally Estonia eelmisest aastast rääkides, sa olid ju eelmisel aastal kohal. Mis need heredamad mälestused sul on? Ma tean, et mõned jutupunktid sul siin on. Heredamad mälestused oli 4 rehvi purunemist, ma arvan. Pole reaalselt elu sees läinud üle 1 rehvi rallil katki. Aga seal oli hästi palju neid uusi lõike eelmine aasta ja ega keegi ei teadnud tegelikult, mida need WRC autod nende teedega teevad, see oli esmakordne kogemus, kui sul käib 10, 11, 12 WRC autot üle, siis pluss veel hunnikus R5 autos, on ju. Et nendest katsetest kohati jäänud väga palju alles ja väga kivine on see pinnas seal liival, et jah, lihtsalt joonest sõites ühel korral 2 rehvi korraga katki ja siis 12 rehvi purunemist veel juurde, aga ma olen kindel, et selleks korraks on midagi nagu sellest õpitud, kuna eelmine kord reaalselt oli esimene kord ja nagu ei saa pahaks panna. Et neid teid tõenäoliselt on tehtud paremaks, tehtud vastupidavamaks. Eelmisel aastal katsekilomeetreid 233, see aasta 320 täispikk MM-ralli. 70 kilti juurde panna, palju see sõiduautos, ralliautos muudab? Oluliselt tegelikult ei muuda, et omas kogemusest ma võin öelda, et ma sõidan Eesti ralli ära ja ma lõpetan ralli ja ma olen jumala läbi omadega.
ja kui ma lõpetan MM-ralli ära, et vahepeal mingit väsimust ei ole, nii kui viimane katse on ära sõidetud auto Parc Fermes saab anda, et siis on selline väsimus, et rohkem midagi teha ei jaksa. Et see adrenaliin on seal sõit on niikuinii üleval, et kui pikk see ralli on lõpuks nagu sõita jaoks väga vahet ei ole, et lihtsalt rekkapäevad on pikemad ja videotööd natuke rohkem, aga oluliselt ei muuda, pigem nagu selline korralik MM-ralli on ägedam sõita kui selline poolik MM-ralli. No nagu vast ka televaataja saab siin meie oludest aru, meil higi leemendab, me oleme korralikus saunas, väljas on 30 ja pluss ja terveks nädalaks seda ilmselt jääb, palju seda vihma ilmselt ei tule. Võrdle seda nüüd autos olekuga, et kas see ralliautos on umbes sama tunne või natuke hullem? No jälle pehmelt öeldes natuke hullem, et eks need temperatuurid, ma arvan, võivad sinna 70 juurde küll minna, et Poola ralli oli tegelikult, mis ma just sõitsin mõni nädal tagasi, et oli suht sarnane olukord, et õues 35 ja autos topeltkraadid. Et vett kulub palju ja kaal läheb kiiresti ja hea dieetiga midagi muud ei oska öelda. No. Kas see kuumus võib rehvidele ka ohtlik olla? Ohtlik selles mõttes, et rehvi temperatuurid lähevad jah väga kõrgeks ja mis tähendab, et ka rehvid kuluvad kiiremini. Aga ega ta nagu katki minemist või sellised asju ei mõjuta, et lihtsalt kiiremini kaob see mugavus, see sõidumugavus ära, et kus on konkreetne rehv sul all, et mingil hetkel lihtsalt ta läheb piisavalt pehmeks ja seal autos ei ole enam niivõrd mugav olla. No rääkides rehvidest, siis Pirelli saadab alati iga ralli eel sellise memo ajakirjanikele ja tuli siis teisipäeval selline memo, kus on siis selline klassikaline valik, 24 kõva, 8 pehmet, et need, mida tegelikult tahaks kasutada, need antakse kõige vähem kaasa. Eelistatum variant Rally Estonial on ikkagi kindlasti pehmeks. Jaa, ma just vaatasin, sest ringid ei ole tegelikult pikad, et ütleme keskmiselt 60-65 kilomeetrit, mis ei ole nagu ühe rehvi seti jaoks palju. Kannatab ilusti sõita, sest katsed on niivõrd kiired tegelikult, et rehvi kulumine, me ei saa seda võrrelda, ma ei tea, Portugali või Sardiinia rehvi kulumisega, mis siin on. Et pehme on kindlasti eelistatud valik, aga kuna neid on vähe, siis tuleb hakata lihtsalt välja mõtlema mingit kõige sobilikumat kohta, kus võiks kasutada kõvema seguga rehvi. Pehme rehvi, ma saan aru, paned sa alla siis, kui sul on plaanis rünnata mingil katsel, eks? Ja kindlasti. Ja pigem ma teeks seda esimestel läbimistel, et teine läbimine juba raskemates oludes, aga on rööbas sees, et seda autot on nagu lihtsam tee peal hoida, et see kaotus on kindlasti esimesel läbimisel kõva rehviga oleks suurem. Nii et kui kõva, siis teisel läbimisel kasutaksin mina. Kui sa vaatad nüüd seda kiiruskatsete ajakava ja pikkust ja nimekirja ja ütleme, et Roland Poomil oleks istumise all Hyundai WRC, sa oleksid MM-sarja üldarvestuses 4. kohal. Mis oleks need kohad, kus sa läheksid ründama? Kindlasti kõik tuttavad katsed ja tuttavad lõigud, et seal pole kahtlustki, sul on nagu selge eelis teiste ees. Aga tegelikult on see värk, et kui sa sõidad siin juba kodupubliku ees, siis see on nagu veits teine teema, et küll, et see kiirus juba tuleb puhtalt emotsiooni pealt ka. See on ikka hoopis teine asi, kui sõita kuskil maailmas, kus praktiliselt kodusõid ei ole ja sõidad ja siin ma arvan, et see kogu power tuleb juba vabalt selle emotsiooni pealt, mis siin on. No eelmisel aastal Ott seda powerit näitas ja näitas 22,2 sekundiga Craig Breeni ees, Sebastien Ogier jäi maha 26,9 kilomeetrit, see oli siis 233 kilomeetrit, nüüd on meil natukene rohkem ikka, päris kõvasti rohkem. Mis ennustab, millised need vahed, kas need jäävadki sellised 20-30 sekundit, võib-olla kolmas koht 40 või siin ikkagi loodetakse, et need tehnilised osad teevad selle asja vähe tasavägisemaks? No kui nüüd arvestada välja kõik tehnilised ja muud mured, mis võivad juhtuda. Me oleme ka Soomes näinud 0, midagi vahesid. Ma arvan, et need vahed, ütleme esimese teise koha vahe 20 sekundi juures on reaalne. Vabalt võib olla ka 10 vähem. Aga see on lihtsalt nagu ideaalsetes tingimustes, et kellelgi ei juhtu mitte midagi, mis on ralli puhul pigem nagu ebatõenäoline.
aga ei, ma arvan, et see top 4 võiks vabalt olla 30 sekundi sees ja see oleks nagu reaalne. Sest ma arvan, et isegi kui me võtame top 5 või top 6, seal on nagu väga palju kiireid sõiteid. Küsimus on lihtsalt, kui hästi oma legendi paika sai ja kas hakkab probleeme tulema, muid asju, aga ma arvan, kõige põnevam oleks küll, kui me näeksime esimese teise koha vahet maksimum 20 sekundi, sest seda oleks põnev jälgida. No palju on siin arutatud, kes ikkagi on favoriit. No ma arvan, et need hääled jaguneksid umbes 70%, 30% Oti kasuks, aga on üks päris häälekas portaal nimega Dirtfish, kes ütleb, et Oti ei ole sugugi favoriit, vaid favoriit on ikkagi Kalle Rovampere, kes on ka väga palju Eesti teedel sõitnud ja praktiliselt siinpool lahte üles kasvanud. Väga lahe pakkumine, ma ütleks. Ei saa üldse pahaks panna, sest tegelikult reaalselt ma arvan nii on ka, et ta on kindlasti üks favoriit. Ma ei ole nüüd 100% kindel, kas ta suudaks kogu ralli Otile vastu astuda, et nagu selgelt üle alla. Aga kui lihtsalt puhtalt eelmist aastast võtta, siis eelmine aasta teine leeks ehk teine pool rallist on see, oli ta kõige kiirem siin rallil ja Otist 16 sekundit kiirem. Esimesel poolel meil ei ole infot, sest teise katse ta võitis, aga kolmandal juba läks ref katki, et seda infot ei ole, aga ta on kindlasti võimeline seda rallit võitma. Küsimus on selles, et ma arvan, täna on küsimus ainult Hyundai's. Kas seal on mingid probleeme, mida iganes. Kas selle autoga on mugav sõita Otil või ei ole, et kui Otil on kõik korras, siis ega keegi teine seda, ma arvan, võita ei suuda. Kui juba mingisugused agad tekivad, siis ma arvan, Rovampere on esimene, kes sealt tagant võib tulla. No eelmine aasta see ikkagi oli Hyundai ralli, kuigi arvati ka eelmine aasta, et Toyota hakkab siin kiirust dikteerima. Sebastien Ogier oli 3., Elvin Evans alles 4., Rovampere 5., ehk siis 2 Hyundai'd, 3 Toyotat järel. Põhjendus, miks Jari-Mati Latvala, kes nüüd sellest aastast on Toyota boss, rääkis, et eelmisel aastal läks natuke nihu, oli selles, et nad testisid valedel teedel ja olnud valmis nendeks uuteks tehnilisemateks katseteks. Mis sa sellest teooriast arvad? On see niisugune tagantjärele vabandus või on selle mingi tõepõhi kahel? Ma ei tea, soomlased Eesti ralliks. Iga soomlane on käinud vähemalt mitu korda Eestis, ma arvan. Ja Jari-Mati Latval on Rally Estoniat sõitnud varem ka. No tõesti, just need tehnilised uued katsed ei olnud nagu nende legendis nii-öelda kirjas. Ütleme, ilus vabandus, ma arvan, selle peale. Et ma arvan, et tegelikult oli seal midagi muud taga. Mida ei räägita meile? Jah, selles mõttes me tegelikult teame, et Ogieril oli lihtsalt keeruline minna seal ja Evans oli nädal või 2 nädalat varem Eestis auto korralikult maha kandnud ja varasemalt Rally Estonial oma selja paigast ära hüpanud. Ilmselgelt ta ei tule siia kohe vajutama ja Rovanperel oli siis refi purunemine. Tegelikult Rovanpere oli väga tempos ja ei saa nagu midagi öelda. Et mulle pigem lihtsalt midagi oli vaja öelda, mulle tundub. Mis arvad, need pahad mälestused Evansil Eesti rallidest, ütleme valusad mälestused ikkagi keha peal ka tunda, et kas need võivad teda ka veel sel aastal saata? Ma ei usu. Ma arvan, et ta on nagu piisavalt sõitjana arenenud, et eelmine aasta ta oli, üle-eelmine aasta ta oli kindlasti veel, ta ei olnud sellest tipus sees. Eelmine aasta ta oli kindlasti väga kiire tipuvend juba, aga avarii nädal või 2 varem Eestis, see oli ikka nagu pigem päris karm avarii. Ilmselgelt nagu on kuskil tagakuklas, aga ma arvan, see aasta viimased rallid kõik on nagu piisavalt tead olnud ja seal on kindlasti jälle üks mõte, nagu me oleme kogu see hooaeg rääkinud, et ta tahab sõita tiitli peale ja ma usun, et seekord läheb, proovib vähemalt teha nii palju, kui endast anda suudab. Aga televaatajale veel selline teadmine, et enne kui me siin saadet hakkame kokku võtma ennustustega oma esikolmik, sa saad korraks veel mõelda, mis esikolmik on, et me õhtul tuleme veel avatseremoonia ajal ka kell 8 eetrisse ja siis võtame detailsemalt selle startlisti ette, räägime, kuidas neil siin varem on läinud ja mida mina ja Roland, kindlasti Roland teab igast mehest kraadi võrra rohkem kui mina. Mis need mehed endast kujutavad ja võtame ka detailsemalt Eesti ekipaažid ette, aga praegult siis alustame ennustustega. Roland, sinu esikolmik ja väike põhjendus ka siin otsa. Ma just ennem ka teisel pool stuudiot ütlesin Ott, Rovanpere ja Neville.
ja ma arvan, et esimene pool ei vaja väga suurt põhjendust. Aga Neville puhtalt eelmise aasta Hyundai edu põhjal. Miks Neville, ma ei oska isegi ausalt öeldes põhjendada, et ma arvan, Greg Priin on nagu, pole väga palju autos istumisaega saanud, teised mehed on kõvasti rohkem saanud. Aga ikkagi eelmise aasta teine koht. Eelmise aasta teine koht ja Soome rallil väga head tempot alati teinud, et ma mingil põhjusel, ma ei tea, see on puhas sisetunne, Ožeed ma ei soovinud sinna panna. Lihtne põhjus, ma arvan, nendel kiiretel teedel tal on täna mõistlikum tuua lihtsalt koju punktid ilma suure võitluseta, et see auto tuleks lõpuni, sest tal on väga mugav edu juba sees. Ja kes seal veel on? Katsuta tegelikult võib päris huvitavaid asju tegema hakata, aga jätkuvalt poodiumile ma teda hetkel ei paneks. Nii et palju sõiteid seal alles ei jäägi ta sinna panna, nii et vaatame Neville 3. äkki. Nii, Jaan Martinsoni esikolmik oli selline, et Ott Tänak, põhjendus on kodurajad ja võitu on hädasti vaja. Kalle Rovampera, teine koht Jaanil, samuti kiirete kruusateede mees ja jahib elu esimest võitu. Tuleb ära, ei tule? Vaatame. Sebastien Ogier, 3. koht Jaan Martinsoni ennustuses. Võib taas juhtuda, et ta ei sõida end poodiumile, vaid satub sinna. See on hea tähelepanek. Peep Pahvi esikolmik on esimene Tänak, teine Rovampera, 3. Ogier. Ütleb siis, et Tänak sõidab tuttavatel teedel ja raske uskuda, et keegi suudab teda siin edestada. Rovampera peaks samuti olema väga kiire, annab Tänakule kerge lahingu, kuid ei enamat. Preemiaks ei nõua tiim ka seda, et ta lõpuks Ogier mööda laseks. Ogier lihtsalt nopib selle, mis on ripakil. Kaspar Ruus, kes sel nädalavahetusel veab meie Delfi ralliblogi, mida tavaliselt olen siin mina teinud, aga täna see ralli vähe teised kohustused ütleb, et Tänak on ikkagi põhifavoriit, Rovampera tema peakonkurent, aga ei usu, et sel aastal noor mees veel siin vastu saab ja 3. kohale pakub Kaspar Ruus Evansit, kaaludes teda Sunnineni vahel. Kuidas sulle Sunnineni vaatevahel? Evans on okei pakkumine, et ma ise ka Neville või Evans pakuks 3. kohale. See oli lihtsalt valid ühe, mis tundub sümpaatsem. Sunnineniga on veits keeruline, et ta on liiga vähe saanud kilomeetrid, ma arvan see aasta, et ta suudaks top 3 pürgida ja nii lihtne ongi. Sõida palju või proovi palju sa proovid, aga kui sa oled nii vähe autos istunud, siis ma ei tea, pole väga usku sellesse. Okei, ma teen siis enda ennustuse ka. Ma arvan, et ma väga originaalne ei ole, kui ma ütlen, et Ott Tänak ikkagi esimene, sest see kodu väljaku eelis. No seal saavad ainult tehnilised põhjused või mingi oma rumal sõiduviga seda rikkuda? Ma pakun, ma ise loodan, sest ma tegelikult olen Takamoto Katsuta suur fänn. Panen Takamoto teiseks seekord ja 3. Neville'i. Kuidas sulle minu pakkumine? Väga okei pakkumine. Ja põhjusega, et Rovampera hooaeg on olnud suht kehv ja pigem ei ole ühtegi positiivset, ma ei mäleta vähemalt ühtegi positiivset emotsiooni see aasta pakkunud. Nii et Neville, ma arvan, okei pakkumine ja Katsuta ka väga okei pakkumine, sest ta tegelikult on kasvanud üles Soome teedel. Ja me oleme näinud, kui palju ta arenenud on, mis pidi nad seal olla võiksid, ma ei tea. Aga ei ole üldse võimatu, et nii ka läheb, et tegelikult saab põnev olema, sest meil on nagu hunnik mehi. Aga kes kui hästi siin sai legendikirja, kes kui mugavalt ennast tunneb, et see saab tegelikult päris põnev olema. Aga võtame lõpetuseks veel ka Shakedowni ajad hetkeseisuga, kui kell on 12:28, kes iganes meid peaks siis pärast salvestusest üle vaatama, see teab, et mis hetkel me selle seisu ette lõime. Rovampera. Pikalt juhtis küll Ott, aga Rovampera 3. läbimisega läks ikkagi sellel 6,2 kilomeetrisel Shakedownil. No see Shakedowni pikkus on umbes sama, mis punktikatse pikkus, et peaks peegeldama mingit seisu küll. Rovampera siis juhib ikkagi Oti ees 0,5-ga ja Takamoto Katsuta, minu teise koha favoriit, on 4. läbimisega tõusnud 3. No, mõned vaatavad siin testikatse esimesi läbimisi, mõned vaatavad üldseisu, et mis see sinu jaoks kõige representatiivsem on?
tegelikult on nagu selle põhjal suht keeruline mingit väga otsest järeldust teha, sest mida keegi proovib, testib, me ei tea. Aga kui ma hindan üldse Shakedowni põhjal midagi, siis esimese ringi järgi, sest teisel, kolmandal ringil sul on juba tegelikult katse nagu suures osas selge. Ja sa tead 6 kilomeetrini katse, sa tead, kus mis on, nii et puhtalt selle pealt, et kui hea legend sul kirjas on, ma hindan esimest katset kõige rohkem ja seal oli Ott, Rovanpera, Evans, Priin, Ogier. Aga üldseisust edasi minna, siis Katsuta oli 3, nagu ütlesime, Evans 4, Ogier 5, Neville 6, Priin üllatuslikult tagapool 7, Sunninen 8, Greensmith 9, Pierre Loubet on meil tagasi muuses. Uskumatu, et veel lastakse rooli. Et ta Keeniast jäi ju eemale, ütles, et ta võtab mõtlemisaja sponsoritega ja tundub, et väga pikk mõtlemisaega ei olnud. Jah, nii on. Sekund kilomeetril enam suures pildis kaotus siis Rovanperale. Ja Oliver Solberg on toodud ikka R5 autoga siin WRC2 punkte jahtima. Väga kõva aeg. Ja lahe on näha, et... Ja on siis parim R5-test ja pole oma 3. läbimist veel teinud, aga on siis kokkuvõttes 11. kohal. Ja lahe on näha, et see R5 tipp on nagu nii koos, et 1 sekundis 4 enda. Ja, seal on veel Lukk ja Nukk, Ösberg ja Egon Kaur on ka päris suures mängus testikatse arvestuses. Ütle veel lõpetuseks, kas Egonil on siin enda klassis esikohta püüda? Ma ütlen, et poodiumi kohta on püüda. Ei julge küll panuseid teha, et võidu peale sõita. Siit tuleb, sest see sats on lihtsalt nagu väga-väga rajult kõva. Jälle puhtalt kilomeetrite põhjal, et Solberg, Lukk ja Nukk, nad on Eestis väga-väga palju sõitnud. Meil on ka eksootilisi mehi nagu Wilkinson, Pulacia, Boliiviast, Emilio Fernandez, Tšiilist, Fabrice Saldivar, Paraguayst. Päris pikk tee on tulla, aga lahe, et meil on ikkagi kogu maailm esindatud. Jaa, väga lahe, et siin on tuttavaid nimesi ka mul, kellega ma junior WRC-d olen koos sõitnud, et vaatame, äkki saame kellegi kohale ka kutsutud. Jah, selle kohale kutsumisega võib olla see teema, et nad on koroonareeglitest muuseas jõuame veel päeva jooksul ja õhtul rääkida. Meil on lubanud siit stuudiost läbi astuda veel Urmo Aava, kes meile kindlasti saab põhjendada, miks me ei saa siia sõitjaid siia tuua. Ma just mõtlen, et saab. Rolandile ka paar uudist saate lõpetuseks. Aga vast tõmbamegi tänase esimese saatega joone alla. Me oleme vähemalt... kui mitte varem, siis eetris kell 8 ja siis juba käib meie selja taga siit stardipoodiumil käib Tants ja Möll ja autod sõidavad meie selja tagant saate läbi. Aitäh praegu ja kuulmiseni. Kohtumiseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.